ja nii! Ja Heiki Viljakas ning Mait Mäesaar teevad siis selle, mida täna õhtusel võistlusel veel pole olnud korralikult, olnud väga, aga olnud pagide esituses veoautodes. Mait Mäesaar siis teist etappi järjest, vaene mees peab katuse peal maandama, kui autol lipendab tagumine kasti kinnituses. Ilmselt oleks taga musta lipuga kutsus. Lahkunud pääsenud. Midagi on kuulutatud päris põhjalikult ka Kuno Varava. Vaatame, mis asi temal seal masinal kasti. Vaadake, kuidas mängud teevad. Aivar Tender. Sigmar Tabemägi saab siin varajasti mööda. Ilmselt saab mööda ja vaadake, millega sai hakkama nüüd Aivar Tedre. Olge hea, tõesti, minge vaadake, kas mees on terve, sest see Uperpall oli ikka niivõrd vägev. Kas nüüd ei mehel auto kummi katki või milles seal küsimus oli? Et minu silm ei jõudnudki nüüd sinna päris ligi. Miks see auto nüüd niimoodi ülevad, aga Aivar Tedre tuleb masinast tervena välja. Uperpalli nüüd pole küll siin veel tehtud, et see masin ka puu otsas on. Ja paistab, et nii, need kaks meest peavad siin omavahel esikohale rääkima niised esikohad välja. Näitä näitä teopesällä näitä ylöspuolella, mutta näitä teopesä kallamassa näitä kannattaa se nattu tätä tietä ei tällaiset tuuleeko maha nyt? Otetaanko kierra? Tulkaa jo! Eikä tulin kestämään. Tulge äkki sealt maanta või edaspidi alla ka minna. Tulge üldse sealt eest äkki. Alustame autasustamisega. Esimesena pääsevad pjedestaalile mehed, kes esimesena küll sõiduga lõpetasid. Tagaveolised sõiduautod esikoht August Paju. Mees on kohal, auto on ka õnnelikult peal. Esimene koht Aivar Tedre. Nii et nagu ise võite meenduda, mees on elus ja terve, ainult auto on puu otsas. Kui Tapal on Võrumeeste nimeline kurv, ehk Mait Mäesaar võitles välja oma katusega Tapale endale nimelise kurvi, siis nüüd Silver Tabemägi lubas Aivar Tedrele, et nüüd saab Tedre nimeline piilakas.